Tervist! Mõne nädala eest tegin ma pikema ja põhjalikuma video ainult loomset päritolu toiduainetes leiduvast aminohappest nimega tauriin. Ja tõin välja, et tauriini normaalset taset organismis, mida saab muuhulgas tagada selle toidulisandina tarvitamisega, on teadusuuringutes seostatud parema vaimse tervise ja võimekusega, parema südame ja veresoonkonna haiguste tervisega ning lisaks aitab see hoida kontrolli all kolesterooli ja glükoosi taset ja ennetab ka näiteks ainevahetushaiguste teket ja samuti näib see kiirendavat taastumist raskest füüsilisest koormusest, no näiteks treeningust või võistlustest. Kui see kõik tundub sulle põnev, siis ma soovitan sul kindlasti see mu eelmine tauriini video läbi vaadata ja viida selleks leiad sa jutukasti alt. Kui tauriini seotus eelpool mainitud terviseplussidega on üsna selge ja ma ütleks vaid, et lisauuringuid vajab see, et me saaksime teada, millises ulatuses need seosed toimivad ja kas need on põhjuslikud, siis eelmises videos ma tutvustasin nii-öelda ka teaduse spekulatiivsemat poolt ja rääkisin 2023. aastast pärinevast väga põhjalikust uuringust, milles leiti tõendeid selle kohta, et tauriin võib näiteks toidulisandina tarvitades tõsta inimese elupikkust. Ma räägin sulle täna uuest teadustööst, mis muudab selle väite küsitavaks. Aga esmalt see 2023. aasta uuring, milles nenditi alguseks, et tauriini sisaldus veres langeb vananedes nii hiirtel, mitte inimestest primaatidel, no antud teadustöö kontekstis reesusmakaakidel, kui ka inimestel, aga me ei tea, kas tegemist on vananemise ühe sümptomi ja põhjuslikkusega ja seega söödeti laborihiirtele kuni nende elu lõpuni igapäevaselt sisse teatud kogus tauriini. Ja mis siis selgus? Selgus see, et tauriini hiirte elupikkus kasvas keskmiselt 10% kuni 12% ja kui nad elasid vähemalt 28 kuu vanuseks, siis kasvas nende prognoositav eluiga võrreldes tavatoidul hiirtega koguni 18 kuni 25%. Noh, kõlab ägedalt, aga siinkohal märkisid uurijad väga õigustatult, et elupikkus iseenesest ei anna meil suurt midagi. Sest kui sa oled oma elu lõpupäevadel väeti ja puru haige, olenemata siis sellest, kas sa oled hiir või inimene, siis on nendest lisa-aastastest vähe rõõmu. Ja selgitamaks välja, kas tauriini tarvitamine parandas hiirtel ka tervist, eriti nende elu lõpuperioodil, tehti mitmeid väga keerukaid analüüse ja leiti, et muuhulgas tõstis tauriini tarvitamine hiirtel luude ja lihaste kvaliteeti. Lisaks tõhustas kõhunäärme aju ja immuunsüsteemi tööd, vähendas depressioonilaadset ja ärevusega seotud käitumist ja parandas ka mitmeid bioloogilise vananemisega seotud markereid, näiteks vähendas DNA kahjustusi, tõhustas mitokondrite tööd ja suurendas erinevates kudedes tüvirakkude kogust, mis tõstab siis selle koe taastumisvõimekust, mis on hea. Toomaks nüüd neid peamiselt laborihiirtel ja väga väikeses mahus ka reesusmakaakidel tehtud leide lähemale inimestele, analüüsisid uurijad madala tauriini taseme ja erinevate haiguste esinemise riski seost inimestel ja tuvastasid, et kui sul on veres madalam tauriini tase, siis on sul oluliselt suurem diabeedi, ülekaalu, kroonilise põletiku ja kõrgvererõhu tõve risk. Kokkuvõttes leiti siis selles 2023. aasta uuringus, et avastuste valguses on põhjust nii-öelda optimismiks. Selles osas, et tauriin võib muuhulgas toidulisandina tarvitades pikendada inimeste elupikkust ja see väide ajas siis räigelt pöördesse kõik pikaealisuse valdkonna influencerid, kes hakkasid rääkima tauriinist kui igavese nooruse eliksiirist. Aga nagu tihtipeale ikka juhtub, hiljuti tuli välja uuring, mis sunnib selles väites tõsiselt kahtlema. Nimelt värske uuringu autoritele jäi silma, et arvamus, et tauriin võiks meie elupikkust tõsta, põhineb suuresti väitel, et tauriini tase inimese organismis tema vananedes langeb, mis lubab siis nagu konstrueerida, kui sa paned kõrvale kõik tauriini positiivsed mõjud, skeemi, mille kohaselt selle aminohappe tarvitamine ja endise taseme tagamine organismis võiks nagu tekitada olukorra,
kus me elame kauem. Uurijad panid tähele, et sugugi mitte kõik teadustööd ei näita, et tauriini tase organismis vananedes langeb ja otsustasid siis asja lähemalt uurida. Teadlased analüüsisid selleks erinevas vanuses inimeste, reesusahvide ja hiirte verenäite ja lähenesid asjale natukene teistmoodi kui varem, ehk siis analüüsisid iga üksiku isendi vere tauriini sisaldust tema vananedes, mitte ei pannud kõik sellised mõõtmistulemusi nagu ühte potti. Ja tulemustest selgus, et erinevate isendite organismi tauriini tase on väga erinev. Aga kui me vaatame iga inimest, iga reesusahvi ja iga hiirt eraldi, siis nende tauriini sisaldus püsib vananedes kas siis samal tasemel või isegi tõuseb. Ja lisaks ei leitud andmeid selliselt kogudes ja analüüsides tõendeid selle kohta, et organismi tauriini tase oleks seotud lihasjõu ja kehakaaluga, mis on arusaadavalt elupikkuse osas olulised näitajad. Ma nimetasin tauriini taseme ja pikaealisuse seost spekulatiivseks juba oma eelmises tauriini videos. Ja täna tutvustatud leid näitab, et tauriini tase ei ole kindlasti pädev ega mõistlik pikaealisuse marker. Ja tauriini toidulisandina tarvitamine ei ole ka kindlasti mingi universaalne meetod, kuidas oma elupikkust tõsta. Kuigi ma ikkagi ütleksin, et teatud inimeste puhul võib sellel siiski ka mingisugune toime olla. Samas ei lükka see leid ümber paljusid uuringu tulemusi, mille kohaselt on tauriinil positiivne mõju paljudele tervisenäitajatele. Ja kuna ka igapäevane doos, mis on tavaliselt olnud uuringutes 3–6 grammi päevas, on uuringute andmetel ohutu. Ja isegi leebed kõrvalnähud on ikkagi suht haruldased, siis riske ja kasusid kaaludes tasub ära märkida, et tauriini toidulisandina tarvitamine ei too sulle ka tegelikult mingit kahju. Üks oluline eriolukord, mille puhul ma meie praeguste teadmiste valguses ei soovita tauriini toidulisandina kasutada, põhineb sellel värskel teadustööl, milles leiti, et leukeemia puhul kasutavad vähirakud inimese luuüdis toodetavat tauriini teatud määral ellujäämiseks ja paljunemiseks. Ja kuigi me ei tea, kas ja mil määral võiks tauriin toidulisandina leukeemia rakkudele positiivselt mõjuda, ei soovita ma siiski selle leiu valguses kasutada tauriini juhul, kui sul on või on olnud mingit tüüpi leukeemia või kui sul on näiteks soodumus selle tekkeks. Ütleme siis näiteks juhul, kui sa töötad tuumarelvade laos koristajana. Meil ei ole vähemalt esialgu inimuuringutest pärinevaid andmeid, et tauriin võiks olla seotud mingisuguste muude vähivormidega ja päris kindlasti ei tähenda see mainitud leid, et tauriin soodustaks vähiteket, nagu mõnel puhul on juba jõutud teatada, ütleme ausalt, peamiselt inimeste poolt, kes ei ole seda uuringut läbi lugenud või ei ole sellest aru saanud ja mõnel puhul mulle tundub ka, et kes ei oska üldse lugeda. Ma ise regulaarselt tauriini ei kasuta, kuigi tauriini purgikene on mul kapis olemas ja ma lisan seda oma valgujoogi sisse siis, kui mul on füüsiliselt raskem periood. Näiteks ma lähen jõusaalis lihastreeninguga liiga hoogu ja käin veel kõrvalt jooksmas ja käin näiteks Lõuna-Eestis jooksmas, mitte Põhja-Eestis jooksmas, kus on jooksmistingimused hoopis teised, kuna Lõuna-Eestis on teadupärast üllatus palju mägesid. Ja lisaks käin veel mõnel külajooksuvõistlusel, näiteks Haanjas. Ja siis ma kasutan küll sellistel puhkudel tauriini ja panen seda oma valgujoogipulbri sisse, sellepärast et ma tunnen, et see aitab mul natukene kiiremini taastuda. Sest ma ei ole ka enam 16 teadupärast. Aga muudel juhtudel ma ei kasuta ja kas kasutada või mitte, eks sa selle info põhjal, mis ma sulle rääkisin, teisi oma järeldused. Aga muidu, jõusaalis näeme!